Tere! Ma võrdleks haridussüsteemi lehmaga. Kui on hästi toidetud, laut on korralik ja peremees ei peksa jalaga, siis on oodata korralikku piimaandi. Lehm on rahul ja peremehel pole põhjust turiseda. Meie tänane hariduslehm on vaevalt jalul püsiv varem, alatoidetud ja puuke täis. Ja neid puuke tuleb järjest juurde. Selle asemel, et puukidest vabaneda, mõtistetakse selle üle, kas lehmale meeldib rohkem Beethoven või Vivaldi. Millist muusikat lehmale lasta, et rohkem piima annaks. Head sõbrad, vaja on otsida üles Chopini leinamarss. See on kõige asjakohasem. Võtmeküsimuseks on täna kindlasti õpetajate palk. Siit saab kõik alguse. Üks meespoliitik, kes elatub konservidest, räägib väsimatult sellest, et palka tõsteti kunagi õpetajate 24%. Seda võib veel 10 aastat rääkida. Õpetajate streik eelmise aasta alguses kahjuks oma eesmärki ei täitnud. Ja seda kahel põhjusel. Kõigepealt lasime ennast uinutada ministri muinasjuttudel, haridusleppest ja karjäärimudelist. Ja teiseks, see on kivi meie endi kapsaaeda, me ei olnud streigi ajal ühtsed, ühed töötasid ja teised olid siis streikimas, sest me kuulutasime streigi välja, aga need, kes ei streikinud, ütlesid, et ma siis ei saa palka. Halloo! Kaotasite tegelikult hulga rohkem. Täna on veerand meie õpetades vanemad kui 60 aastat. Seda muide mainiti siin juba varem. Ja nüüd on küsimus, kui palju on neil veel jõudu võitlemaks järjest jaburamate nõudmiste ja ettekirjutuste. Ma pean silmas siin armastatud Rajaleidjat ja Harnot. Minu sügav kummardus nende õpetajate ees, kes on täna juba pensionieas. Kui teid ei oleks väga paljud koolid kinni pandud. Et aitäh teile. Riiklikult heaks kiidetud mentaalne impotentsus on see, mis peletab noored koolist eemale. Pole mõtet rääkida tühja juttu karjäärimudelist. Sealt vaatab igale noorele vastu pikk ja tume perspektiivitus. Lugege neid tekste. Saada 10 aasta pärast last ehk vanem õpetajaks. See on tõeline perspektiiv. Nii. Meisterõpetajaks saab see, kes on nõus end jefreitoritest koosnema, troika ees alandama. Täna ei. Riik saab palgaraha kokku hoida sellega, et täna ju 25% õpetajatest on ilma erialase hariduseta. See on kuritegu. See on kuritegused tänaste noorte suhtes, kes õpivad koolis. Täna lubatakse klassi ette inimene, kes on jõudnud kohale tulla. Direktoril paremat valikut ei ole. Kui haridusminister peaks mingil põhjusel minema stomatoloogi juurde, siis vaevalt ta sooviks, et protseduure teostaks endine töötu juuksur. Mitu Eestit meil on? 1, 2 või 3. Ida-Virumaal makstakse õpetajatele lisatasu. Riigigümnaasium Tallinnas pakub matemaatikaõpetajale 2500 eurot. Minu käest küsiti, mis ma seal loole passin. Ma tulingi juba siia poolele teele, nii et edasi ma pean meenutama või ütlema seda, et näiteks lookoolis on ka 25% õpilastest muukeelsed. Mõni saab mitte üheski eestikeelsest sõnast aru. Meil mingit lisatasu ei ole ega ei paista. Allar, ma pean vahele segama ajasurve. Viimane kiire mõte. Ei, ma ütlen nüüd ikkagi paar lauset veel. Ma otsin 2 minutit lisaaega. Nii. Igale 4. lapsele koolis tugiisik, igale 5. väike klass. Üks tuttav lapsevanem ütles, et kool on muutunud ahvimajaks.
kõige olulisem on koolis õpilase areng. Kui kool on ülerahvastatud, siis need lapsed, kelle kodus väärtustatakse haridust ja haritust, ei saa korralikult õppida. Aga kuna nüüd mind tahetakse ära ajada, siis ma loen viimase lehekülje hästi kiiresti. Me ei lepi selle näruse palgaga ja tühjade lubadust. Me ei ole nõus juttuvärkides tänu kaasavale haridusele tekitatud ebanormaalsele olukorrale. Me ei ole nõus sellega, et valelike lubadustega, see karjäärimudel ja muud sarnased asjad, meelitatakse kooli noori õpetaja, nad lähevad lasti minema. Me ei ole nõus sellega, et ühe ja sama töö eest makstakse Eesti erinevates regioonides või koolitüüpides erinevat palka. Me ei ole nõus nende lõpmatult kestvate haridusinnovatsioonidega, uuendustega, millel puudub igasugune mõjuanalüüs ja mis on rajatud puukoletustele. Alustasin lehmaga, lõpetan koeraga. Ajad muutuvad, järgi unustage, et aukuv koer võib kammusida. Ja nüüd viimane, üks tasuta nõuanne haridusministrile, arvestades tema hindamatut panust Eesti koolikultuuri hävitamisel, võiks ta oma heategude loendisse lisada veel ühe, astuda viivitamatult tagasi ja keskenduda Titanicu roolimisele. Aitäh!